Jätkame nüüd aga uudistega välismaalt. Julgeolekuoperatsiooni käigus kartellijuhi tapmise tõttu on puhkenud Mehhikos vägivaldsed rahutused. Endine politseinik hüüdnimega El Mencho oli sealne narkoperekonna pea. Milline on hetkel olukord Mehhikos ja kuidas sai endisest politseinikust kartellijuht? Seda arutame Õhtulehe välisuudiste toimetaja Grete Kõrvitsaga. Tere Grete, me oleme sinuga ühenduses arvuti kaudu, kus sa täpselt viibid hetkel? Mina viibin hetkel reisil Ameerika Ühendriikides. No räägime siis natukene sellest El Menchost, et kes ta selline täpselt oli, et endine politseinik, kellest sai siis tõepoolest narkoperekonna pea. Jaa, see on vähemasti kuulujutt tema kohta ja see on seda sorti jutt, mis võib väga vabalt vastata tõele. See on väga usutav lugu, aga võib ka muidugi olla selline lugu, mida seda sorti tüübid armastavad enda kohta ka legende luua, mis see võib vastata tõele, võib ka mitte vastata, igal juhul on see väga usutav taustalugu. No, ja tema kogu perekond oli tõesti seotud tema siis nõnda nimetatud äriga. Aga kartell on riigis tagajalgadel? Tähendab, tänase seisuga on olukord kõvasti rahunenud. Kui kusagil veel mingeid rahutusi on, siis tõenäoliselt pigem seal samas Jalisco osariigis, mille järgi siis kartell ka nime on saanud. Aga praeguseks on olukord tõesti rahunenud ja seda sorti vägivald on paraku Mehhikos väga tavaline sellistel juhtudel, kui mõni kõrge narkoparun kas siis tapetakse või vahistatakse. Et mõned aastad tagasi, kui vahistati Sinaloa kartelli juht kuulsa El Chapo poeg, siis täpselt sama vaatepilt, põlevad bussid, põlenud poed ja kõik see kahjuks on tavapärane reaktsioon sellistel organisatsioonidel, et need paruni jüngrid lähevad tänavatele, toimub vägivald, tihti järgneb ka mingisugune sisemine võimuvõitlus, et kes nüüd siis selle kõrgeima koha uuesti üle võtab. Et praegu selle Jalisco kartelli puhul ma ei olegi kindel, kes selle üle võtab, sest paruni poeg on ka vangis. Aga võitlus narkokartellidega ja narkokaubandusega Mehhikos, on see selline tuuleveskitega võitlus? Jah, natuke see on, aga sellised võidud kindlasti ka annavad valitsusele lootust. Mul on tunne, et tema siis El Mencho vahistamise eesmärk oli siiski tabada ta elusalt. Ta sai tulevahetuses haavata ja tegelikult ta tabatigi elusalt, aga ta suri oma vigastusse siis teel haiglasse. Aga sellised mehed tavaliselt rääkima ei kipu, et miks elusalt, et mis see vahe seal oleks olnud, et mida ta oleks nagu paremaks muutud nende jaoks? Seal oli nagu ka tema poja puhul, kes on tegelikult vangis USA-s, et ma arvan, et seal oli rohkem kui ka Mehhiko enda võimudel huvi ta ikkagi vangi panna. Tema üle kohut pidada ja vangi panna. Et ühe osana loodeti saada sellist Trumpi survet ka enda turjalt maha, on nii? Ma arvan, et Valge Maja kindlasti jälgis seda operatsiooni huviga, jaa. Aga kas sa usud, et Trump nüüd selles suhtes enda võitluses narkokaubandusega astub 2 sammu tagasi ka või ei muuda see midagi? Ei, tagasi ma küll ei usu, et ta astub. Et vastupidi, et surume edasi ta eeldab ikkagi, et Mehhiko jätkab seda survestamist. Aga kuidas see mõjutab sellist tavakodanikku Mehhikos, et tõepoolest praegu olid need rahutused riigis, inimesed püsisid kodudes, kartsid nina välja pista ja kuidagi sinna vahele sattuda, et kuidas see nende igapäevaelu mõjutab, et kas see tavaline inimene, kes võib jääda sinna vägivallalaine sisse, kuidagi kaotada enda elu, et see on lihtsalt selline ütleme siis kaasnev nähtus kartelli jaoks ja ega sellest inimelust väga keegi hooligi või milline see reaalne seis seal on? Mehhiko kartellid on ju tuntud oma jõhkruse poolest, neid kindlasti ei huvita mingisuguse lihtsa tavainimese elu. Samamoodi selle poolest ei erine see El Mencho Jalisco kartell mitte millegi poolest teistest. Et väga verised kättemaksuaktsioonid,
suvalised tulistamised, sellised asjad on kahjuks jah, neid see tavalise inimese elu tõesti ei huvita. Nende silmis mingit väärtust ei ole. Nagu sa ütlesid, siis praegu on see olukord küll nüüd rahunenud, aga kuidas on nende reisisoovitustega ja reisihoiatustega, et kas ka seal on mingisuguseid leevendusi tehtud või on ikkagi tuletatakse inimestele meelde, et omal riisikul? Ja teatud Mehhiko piirkondades reisimine on alati olnud riisikul ja Jalisco, ma korraks lisan veel ka juurde, et Jalisco kartell ei ole tegelikult ainus, mis praegu riigis ärevust põhjustab, ka Sinaloa kartell, neil on toimumas sisevõitlus, sest nende 2 juhtfiguuri, kes on omavahel vennad, on omavahel tülis, nii et teatud piirkondades Mehhikos reisides tasub alati olla ettevaatlik. Aga mis puudutab neid nii-öelda turistikaid piirkondi, kohad nagu Cabo, siis Cozumel ja sellised kohad, siis üldiselt need on päris turvalised. Tõsi, praegu nende viimaste rahutuste käigus ka väga populaarne turismi koht Puerto Vallarta sattus rahutuste keskele. Aga üldiselt need on turvalisemad ja meie kolleeg Tim tegi ka loo sellest, kuidas turismi piirkondades ei ole päris sellist õhkkonda. Ma olen ise kunagi Mehhikos reisinud, Mehhiko siis läänekaldal. Ma ei ütleks, et see teeks minust nüüd mingit Mehhiko turismi eksperti. Tegemist oli kruiisireisiga, kus olid ainult paar lühikest peatust erinevates linnades. Aga eks seal oli näha küll, et eksisteerib 2 Mehhikot. Et üks on see turismipiirkond, mis on pigem jõukas ja kindlasti turvaline ja siis on see natuke rohkem see päris Mehhiko. Et kes tahab minna sinna mingisugust sellist närvikõidi otsima, et see on siis, nagu sa ütlesid, alati omal riisikul? Jah, ma ütleksin küll, jah. Aga ma ei tea, praegu tehakse nalja, et nüüd on just õige hetk Mehhikosse minna, et piletid on nii odavad. Ja mis puudutab, mida ei maksa võib-olla kuulda võtta, rohkem niisama nali. Aga kruiisireisijatel on ka see, et kui on mure, et äkki midagi juhtub, siis nad lihtsalt on alati valik mitte minna maale ekskursioonile ja püsida laevapardal. Aga mis sa arvad, mis on see reaalne asjade käik, et kuidas nüüd lähiajal seal olukord, ütleme siis, eskaleerub või maha rahuneb, et nagu sa ütlesid, et tõenäoliselt hakatakse sealt kartelli enda seest nüüd seda võimuvõitlust pidama ja uut liidrit otsima. Jätkuvalt Mehhiko võimudega ju kartell omavahel jagab maid, et kuidas see täpsemalt edasi võiks minna, see stsenaarium? Ma kahtlustan, et see läheb nii nagu ma ütlesin ka nagu varemgi on näinud, et käib korraks see nagu terav plahvatus ära, korraks on see kartell natuke nagu peatakana ja siis läheb asi jälle nagu tagasi tavapärastesse rööbastesse ja jätkub siis see võitlus siis võimude ja kartelli vahel. Nii et selline igipõline asjade käik sinna juurdunud on ja seda välja saada on keeruline. Ma kahtlustan küll, jah. Grete, ma väga tänan sind selle kommentaari eest. Ja, aitäh. Ja ma tänan ka teid, head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujunes. Tuletan meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist. Mina kohtun teiega taas juba järgmisel reedel, ikka siinsamas Õhtulehe stuudios. Aitäh!